No nii, lähme oma esimese autoga ei lähe proovisõidule. Me just ostsime auto. Nüüd Kevin teeb mulle proovisõitu, esimest sõitu. Jaa. Ma olin linnas, kui ta üksi käis ostmas. Ostis Holdeni. Holden Viva. 2006 aasta. Mingi 135 tonni sõitnud. Mingi siuke beežikas on. Pruun on pigem. Ja, no pärast näitan, teen tiiru autole peale. 4 elektrilised aknad, kont on sees, manuaalkäigukast. Mis on väga raske nagu siin Austraalias on see, et sa pead vasaku käega käike lappama. Ja see on nagu harjumatu. Mega harjumatu, jah. Ja see suunatulegang on ka valel poole. Oota, ega dokumenti tagant ära ei lenda. Soovi, kuna ma kirjasin ette praegu autole. Jah. Oi, kurat. Ma võtan dokumenti tagant ära. Paneb lehku. Seda kõik pole vaja. Küra ma ei vaadanud üldse, ma lihtsalt kuradi Eesti karjunud ja praegu oleks lihtsalt alla jäänud. Kuradi või ette keranud. Kurat, siin võib juhtuda küll seda ju. Siin peab siin isegi... on teist pidi käib liiklus ja esimest korda praegu juhtus niimoodi kermas kõrval tänavas. Jalakäijana või jällegi rattaga sõites tuleb samamoodi mulle tähelepanelik olla. Mitu korda ikka juhtunud nii, et... Panen gaasi põhja. Aja mootor on, see on hea, see on Öko 1.8 bensukas. Jah, enne vaatasin mingi 4 ja 2. Jaa, õnneks sain väiksema mootoriga. Ei pea vähemalt väga palju kütuse peale kulutama. Kuule, praegu tundub päris okei. Ei taha ära sõnada muidugi. Muideks, enne kui seda autot vaatama nüüd läksin, siis käisin ühe teise autoga, tähendab, omanik tuli ise minu juurde, et ma saaksin proovisõitu teha. Ja no see oli ikka siuke raibe, et täitsa lõppne. See Renault või? Ei, muidu kõik, ma ütlen ausalt, vaatasin väljast titi-miti, tšiki-puki, kõik jutud, on ju. Aga läksin proovisõidule, lõin oma tänavast gaasi põhja ja 200 meetrit hiljem suri välja lihtsalt. See oli siis. Ja lükkasin üle tee äärde ja vend ikka tahtsid, first time, never happened before. Kõik tunnust ära, et või rohkem ei taha seda. See oli see Renault? Jaa, Renault, jah. Jaa, suur auto oli. Aga no see on ka päris suur. No tsipa väiksem, aga universaalik kire ikkagi. Jaa, et me mahume sinna taha magama küll. Jaa. Kui istmed alla lasta ja ma arvan, et on hea. Sõitsid kodud ja otsus. Sõitsid mööda? Jah. Aga ma keeran ümber ja ma hakkasin otsima. See tahavad peegel, ära nüüd ütle sinna. Jaa, sa pead ka korral kutsuma, et me siin väga keeruline on nagu meeles hoida, et... Vahepeal võib-olla peab karjuma vasak. Meie autolis või? Ma ei tea. Ma loodan. Nii, et nüüd möödub paneks. See ei. Siit. Vaata nüüd autod. Lähme siis uurime kohe Aleksilt, kuidas autot ümber kirjutada oma nimele. See Aleks on meie host. Ja ta lubas isegi meile autot pesta siin. Et meil on väga vedanutava sõbralik onu onda. Vaata peegel. Nüüd jah? Ja siin me oleme meie väike koduke nädal aega. Kandab siuke välja. Seest on väga korralik ka. Ei ole väga räbal. See on tore. Oota, ma nüüd teen väljas ka tuuri, siis näitan. Milline see auto väljast välja näeb.
Kia Holden. Holden Viva. Viva või? Viva, jah. Holden on tegelikult Opel. Ma isegi ei tea, mis Opel see täpselt on. See on lihtsalt siin Austraalias öeldakse Holden, aga ta tegelikult on Opel. Ma mõtlen, mis Opel ta on võiks. Ilmselt on mingi Astra või midagi sellist. Peab vaatama pärast Euroopa lehtedelt, mis asi ta tegelikult on. Siin on ainuke mingi suure mõlkimine toimunud. Ja loodame, et see on ainukene iluviga ja rohkem iluvead meid väga ei huvita, et tähtis oleks, et auto mehaaniliselt korras oleks. Näitan pagassi. Istmed saame alla lasta ja saame siin ilusti magada. Proovitud juba. Jep, ja Krissu ehitab siia kardinad ette kindlasti. Jaa, see vaata pole need toonitud klaasid. Jep, et Krissu ehitab kardinad ette. Isegi pigem võrgud. Ma mõtlesin ise, et võrgud. Võrgud võib ka panna, jah. Lahti teha, et igasugused ämblikud sisse ei tuleks. Nagu see sakslane vaata rääkis. Magnetitega kinni panna. Ma ei tea, minu meelest näeb päris hea välja. Minu arust ka. Sa... Tuled jäävad põlema ja hind oli sellel palju? 1675, ehk siis meie rahasse ümber arvestatuna on see mingi 1100 eurot. 2006 aasta, 135 000 sõitnud, väike mõlk ainult taga, minu arust on okei. Jah. Peaasi, et ta meid alt ei veaks ja ilusti vastu veaks. Ja mis teie arvate, kas on hea ost või?